Euroopat on tabanud üks viimaste aastate kõige intensiivsemaid kuumalaineid. Temperatuurid purustavad rekordeid, transpordisüsteemid on raskustes ning tervishoiuametnikud hoiatavad suurenevate riskide eest kõige haavatavamatele. Alates Prantsusmaast ja Itaaliast kuni Saksamaa, Poola ja kaugemalegi pole äärmuslik kuumus enam lihtsalt ilmauudis. Sellest on saamas rahvatervise oht, infrastruktuuri väljakutse ning meeldetuletus sellest, kui kiiresti kliimaäärmused võivad kogu mandri igapäevaelu ümber kujundada. Meiega liitub nüüd Zoomi vahendusel Ühendkuningriigist Dr. Akshay Deoras, vanem teadur Rahvuslikus atmosfääriteaduste keskuses ja Readingi ülikooli meteoroloogia osakonnas. Tere õhtust ja aitäh, et olete meiega. Tere õhtust. Kui ebatavaline on praegu kuumalaine? Ma tean, et suvekuud on algamas, aga ma tean ka, et juba kuu aega tagasi oli kuumalaine. Millega saab seda veel seletada peale selle, mida me kõik tunneme kui globaalne soojenemine? See on tõesti ebatavaline, sest me oleme alles suvehooaja alguses ja oleme juba näinud 2 kuumalainet. Ja mitte lihtsalt 2 kuumalainet, vaid 2 väga rasket kuumalainet. Ja vaadake lihtsalt, mis juhtus praeguse kuumalaine ajal. See levis põhimõtteliselt üle Euroopa ja Ühendkuningriigi osade, nii ida, lääne kui ka põhja-lõuna suunas. Miks see juhtus? Loomulikult teame, et selle taga on surmav kombinatsioon ilmastikusüsteemist ja globaalsest soojenemisest. Nii et seal oli kõrgõhkkond, mida nimetatakse ka kuumakupuks ja see püsis Euroopa kohal mitu päeva. Kõrgõhkkond hoiab soojust kinni. See põhjustab ka selge taeva tingimusi, mis võimaldavad temperatuuril tõusta. Ja kuna meil on globaalne soojenemine, on asjad soojemaks läinud, see annab kõigile nendele ilmastikusüsteemidele tõuke tugeva kuumalaine tekkeks. Räägime nüüd tuulefaktorist. Ma mõtlen, kui on tuul, kas see hoiab ka kuumuse liikvel? Või kui oleks rohkem tuult, aitaks see hajutada äärmuslikke temperatuure, mis tõusevad üle 40 kraadi Celsiuse järgi. Nii et kui tuult on, siis loomulikult tunnevad inimesed varjus olles end veidi jahedamalt. Kui tuult ei ole, eriti öösiti, siis on tõesti väga halb, sest teadagi Euroopa majadel on tavaliselt probleeme ristventilatsiooniga, olgu see siis Prantsusmaal või mõnes Ühendkuningriigi piirkonnas. Ja kui öösed tuult ei ole, siis võibki juhtuda, et toas on juba väga palav ja värsked õhku ei tule üldse sisse. Ja tead, kuidas on lood tervisestandardite ja tervisemõjudega? Ma kujutan ette, et vanemad inimesed, kes elavad ülemistel korrustel, ei pruugi omada konditsioneeri. Siis tekivad ka muud terviseprobleemid, kui konditsioneeri kasutatakse liiga palju. Kui tõsine terviseprobleem see on? See on väga tõsine, ma ütleksin, terviserisk ja me juba näeme selle kahjulikke mõjusid. Me oleme nüüd olukorras, kus võime öelda, et Euroopas on selle kuumalaine tõttu juhtunud vähemalt 1000 liigset õnnetust. Ja me teame, et kuumus mõjutab inimesi ebavõrdselt. See mõjutab kõige rohkem eakaid, imikuid ja neid, kellel on kaasuvad haigused. Ja nagu sa ütlesid, enamik kohti Ühendkuningriigis või Euroopas ei ole tegelikult loodud kuumusega hästi toime tulema, sest majad hoiavad tavaliselt soojust kinni, mitte ei lase seda välja ja kõigil ei ole konditsioneeri. See oli tõesti väga suur väljakutse, sest paljudes kohtades olid ka öösel väga kõrged temperatuurid. Räägime sellest, mida valitsused ja linnad saavad teha. Loomulikult me ei saa emmakest loodust kontrollida, aga mida tegelikult saab teha, kui üldse midagi? Ma arvan, et palju asju tuleb ära teha. Esimene ja kõige olulisem väljakutse on see, et kui tuleb kuumalaine, siis tuleb end jahutada. Sellisel juhul tuleb kõigepealt inimestele ette teatada, et kuumalaine on tulemas ja see mõjutab neid. Ning need on sammud, mida nad saavad astuda. Näiteks vee pakkumine, põhiliste jahutusvõimaluste tagamine. Seda tulebki teha. Seega tuleb teadlikkust tõsta. Teiseks peame kindlasti investeerima oma majade ja infrastruktuuri kujunduse parandamisse, et need oleksid tõhusamad kuumuse talumisel. Ja veel üks oluline asi, kui rääkida tavapärastest tööaegadest ja kooli ajakavadest, siis ka neid tuleb arvestada vastavalt kuumusele, sest lihtsalt ei saa väljas töötada, kui on väga palav. Oige! Hästi, suur tänu, Dr. Akshay Deoras. Väga hinnatud! Aitäh!